Järgnevalt istub meil intervjueeritava toolile mees, keda eelmise aasta peol võis näha siis PowerPointi ettekannet esitamas. Ettekandest olenes tollel aastal terve rollimängu grupeeringu saatus. Seekord on sul aga au olla siis nominent. Räägi siis, mis sul läks see aasta paremini? See aasta või? No ma alustasin 2023 detsembris striimist ja meil oli siis eelmine aasta oli äkki veebruaris, oli siis eelmine nii-öelda parimast parim. Selle ajaga väga mingit suurt liigutust Twitchis ei jõudnud teha ja ma arvan, et paljud ei teadnudki mind. Sellel aastal oled sa siis nomineeritud aasta rollimängu striimija kategoorias. Küll aga siin hääletuse käigus sai meie toimetus siis palju kirju ja joonistusi, kus paluti lisada eraldi kategooria ka parimale siis rollimängu skoodijale, häkkerile, top-tullarile. Et kas tunned, et selles kategoorias oleks sulle üldse vastaseid? No eks kindlasti leiab kuskilt, on ka nooremaid, kes tuleb veel peale, et siin päris noored juba alustavad Twitchi streamimist ja ma arvan, et kindlasti paremad kui mina. Ei saa öelda, et ma üks ainus olen. Ehk siis tahad öelda, et leidub ka mõni 12-aastane, kes siis kasutab enda Euleni programmi paremini kui ülemus Karl Z. No võib-olla Eulenat küll, jah, et Eulen vist ei vea välja. Kuna sa oled meil siin vilunud rollimängur ja sul onu on ikkagi tähtis mees kõrgetel kohtadel siin rollimängu kommuunis, siis küsin ka sinult nagu Kelloksilt, et mis oleks midagi, mida sina tahaksid rollimängus näha, mida veel pole tehtud, et võib-olla tundsid ennast puudutatu, nagu siin Kelloksi vastas, et võiks teha sügavamat rollimängu, et sa ainult niisugune tullar meil. No põhiliselt on ikkagi see, et ma üritan teha seda, mis rahvale meeldib vaadata. Et minu arust meeldib rahvale ikkagi näha actionit, et midagi toimuks, et on, ma ei tea, hästi palju laskmist, mingid röövid, sellised lahedad asjad, et muidugi on seal väga palju eeltööd, mida ma ei striimi, on küll seal mingid skillid arentamine, raha tegemine, kõik asjad, et ma teen seda ikkagi off-stream ja siis streamis näitan seda, mis on siin lõbusam ja huvitav vaadata. Suurepärane vastus. Paljud vaatajad võib-olla kindlasti hetkel on natukene kimbatuses, kui nüüd siin tuli jutuks, et tooli siis tub hoopis siis 4 Karl Z, mitte siis räpilegend Bad Art. Räägi enda striimimiskarjäär algusest, et millal tuli sul mõte alustada sellega, kas peale läbikukkunud räpikarjääri või oli seal mõni teine suunamudija, kes sind sellele suunas? No otseselt keegi suunanud, mul tekkis palju vaba aega too aasta, et mõtlesin, et prooviks ja tundub, et mu aeg, mis ma siin alla panin, läks edukalt. Sinna sai ikka päris ropult tunde alla taotud ja tuli vist välja. Koos sinuga on sellel aastal nomineeritud siis parima rollimängu voogedastaja kategoorias veel siis ka Kelloks ja Stever. Räägi, kes viib selle võidu koju ja on sul midagi võib-olla enda konkurentidele või toetajatele, poolehoidjatele öelda? No toetajatele ikkagi suurem tänu, et see arvuti, millega ma alustasin, ei olnud küll vääriline millega striimida, aga minu jaoks oli juba see, et finaali jõudmine oli minu jaoks piisav, et see on ikkagi põhimõtteliselt esimene aasta ja selle 1 aastaga see ikka väga palju tehtud, et seal Twitch partnerid ja väga palju muudki. Ühesõnaga sain aru, et oled väga kõva mees. Nüüd viimase küsimusena kindlasti, et kindlasti paljud inimesed on hetkel huvitatud. Räägi, millal tuleb välja esimene 4 Karl Z singel, räpilugu, võib-olla lastele midagi? Lastele ma ei tea, et ma ise ei usu, ma kunagi ei tea. Ühesõnaga, kui beat on õige, siis tuleb ka lugu. Täitsa võimalik. See oli 4 Karl Z ja järgmisena vaatame üle, kes on selle aastased aasta striimeri nominendid.